Tere, diskisõbrad! Oleme siin vaatamas täna Eesti meistrivõistlused discgolfis 2025, mis toimuvad Annikaru discgolfi pargis ja naiste 3. ringi. Mina Markus Saarepuu, minuga siin Mikk Mõts. Tere kõigile! No nii, Mikk, mida ootame? Kindlasti tulist heitlust, et ütleme nii, et 3. ring, võistlus hakkab vaikselt lõpule jõudma ja kindlasti sinna kõrgete kohtade peale mäng käib. No nii, ja võtame ette mängijad. Kõigepealt Keiti Tätte, Tartu kohalik, Team Latitude 64, 959 on PDK ja hetkel skoor -13. Nii, teisena leaderpoolis Anneli Tõuges-Männiste, tiimiks on Team Innova, reiting 956 ja skooriks -9. Ja kolmandana Kaidi Alsalu, Team Prodigy Europe, PDK reiting on 949, hetkel skooriks -6, aga tundub, et Kaidil ka siukene tahe tõusta kindlasti on. Ja viimasena leaderpoolis Kristi Rogenbaum, Team Disc Golf Factory, reiting 897 ja skoor -2. Nii et ütleme niimoodi, et siuke tummine puul meil koos on ja esimene rada, nagu ikka, Annikarus on pikkust, siis naised mängivad natuke teist layouti kui mehed, aga 88 meetrit pikk läbi triple mando ja punane korv juba paistabki, et soosib jah sellist pigem eeskäviset, aga on tagantkäega ka teostatav, nii et saame näha, kuidas leaderpooli naised siin lähenevad. Jah, mina näiteks arvan, et Keiti Tätte viskab tagantkäega. Ja tõenäoline on, et eks vaatame. See võib neid tagantkäeviskeid teisigi tulla. Eesti meistrivõistlused discgolfis 2025. 3. päev jätkub siin Annikaru discgolfi pargis. Rajale minemas FPO divisioni liidergrupp. Palun esimesena tiile. Hetketulemus 13 viset alla parri ja liidri kohal Keiti Tätte. No nii, ja näeme, et Keitil siin hetkel Claymore käes on. Keitil Claymore, jah. Aga päris hea mussi kõlab peale selles suhtes. Täpselt nii. Aga Keiti ikkagi tegelikult enne võistlust ka kindlasti see favoriidi koorem kanda oli ja praegu on hästi seda kandnud. Ja oi, kui ilusti see joonistab sinna üle ennast, kui ta nüüd pidama ka jääks, sest taga on OB, aga ei täiesti ilusti pidama sinna 6-7 peale. 8. Ilus avavise. 9 viset alla parri. Teisel kohal Anneli Tõuges-Männiste. Nii. Kas näeme ära ka eestkäe? Näeme. Nii on. Anneli, jah, selles suhtes tunneb ennast siin mugavalt eestkäega ja teile ta saadab. See tundub ka väga hea lennuga. Jaa. Et eest käsi, oi. Ussov on. No nii. Nagu discgolfi klassikud ütleks, et peab vaatama, et pead ära ei alaraua pihta, nii et see on ainult hea märk. Valitsev Eesti meister Kaidi Alsalu. Sa oled ikka normaalne naljatilk. Täpselt nii, aga nüüd kolmandana Kaidi ka meile tagantkäe liini näitamas. Jah, tundub ka mingi keskmaa ketas käes olevat. Ja see võiks olla ka hea, sest et tegelikult maapind on üsnagi selline kiire, et ketas, isegi kui ta maad puudutab, siis ta ikkagi skipib ja libiseb sealt edasi. Hetketulemus 2 viset alla parri ja 4. kohal Kristi Rogenbaum. Nüüd täitsa huvitav oleks seda, mida Kristi siia toob, et mina ei ole teda väga palju mängimas näinud, et aga kindlasti väga huvitav vaadata, kuidas tal läheb. Tundub ka, et päris siuke tummine tagantkäe tõmme on. Jaa, natuke saisid kikki, aga õnneks ei läinud liiga sügavale. Jaa. Aga esimene rada ka ikkagi oluline kohe hooga minema saada ja tegelikult Kristil ka jääb tegelikult siin üsnagi ilus koridor veel, mida lähenemiseks kasutada ja seda ilusti tabab. Väike skip. Ja ilusti sinna pullikas seda maandub, et see väga hea lähenemine, ma ütleks selle peale. Jaa. Nii, Keiti on see aasta väga hästi puttinud. Jaa, ma olen nõus. Ja siit tõestab seda ka meile kohe, nii et väga ilus pördiga siit minema. Jaa, tõesti kaunis. Keitil on tegelikult täitsa siuke isegi veenev edu juba sees tegelikult, ütleme 5 viset ei ole veel midagi liiga palju,
aga ikkagi juba midagi on kogunenud selle 2 esimese ringiga. Ja Kaidi ka siit ilusti pöördi vormistab kuskilt sealt ringi äärest, et väga head putid ringi alguseks, ma ütleks, et see loob seda enesekindlust päris korralikult. Ja Kristil ka tegelikult ju ütleme nii, et kurta ei saa, et hea parr, et võttis sealt maksimumi välja, mis sealt nii-öelda pärast avaviset võtta sai. Ja Annelil siis ikkagi väga lihtne pöördi. Nii on hea alustada. Olen nõus. Ja nüüd lähme siis teisele rajale. Rada on par 398 meetrit, natukene mäest alla, läheb siin puude vahel alguses koridor ning lõpus oleks vaja sellist tagantke feidi, mis natukene tugevamalt feidiks, et kuna siin see maapind läheb alt ära, siis ei taheta üldse hõljuma jääks, muidu ta võib sinna OB-sse väga lihtsalt sattuda ja OB on siis sellest nii-öelda palgiseinast natuke tagapool, et loodetavasti sinna keegi ennast ei tõmba. Ja Keiti siin suspekti viskamas on. Ja see on täitsa hea ketasi rajale, ma arvan, et ta võiks natukene nii-öelda haiserist sirgu tõmmata ja ilusti feidida ja umbes täpselt nii see läheb täpselt ka. Nii ta läheb, see võiks väga, väga okei olla. Ja gramm jääb muidugi lühikeseks, et siin jääb hästi ebameeldiv putt. Nii kui lühikeseks jääd, siis on nii-öelda allamäge putt ja taga ei ole põhimõtteliselt mitte midagi, et nii kui selle putiga eksid, siis sinna platoo taha kaod ja sealt on juba raske puttida. Ja see on ka tegelikult selline korv, kus tuulisemal päeval võib green olla päris nii-öelda tuultele avatud. Jah, et seal kindlasti puttimisega põnevaks läheb, aga Anneli teeb siit väga hea viske ja jõuab ilusti sinna mingisuguse 5, nüüd veerest natuke 6 peale, et see on ju väga suurepärane. Ja ütleme niimoodi, et liinile on naised praegu siin väga ilusti pihta saanud, et ilus on vaadata. Nii Kaidi ka. Ka mingi keskmaa ketas uuesti. Jah, see tuleb ka päris ilusti. See on tegelikult see võib olla väga-väga hea. Ja nii ongi. Et need skipiga tulevad päris ilusti sinna õigesse kohta täpselt. Ja pulsa jääda enam-vähem mingi 4 meetri peale. Ja milline konstantsus tegelikult, ma mõtlen nii-öelda ise mängides, ma ei mäleta, et minu puulis oleks kordagi nii olnud, et 3 nii-öelda green hitti. Ja siit tuleb isegi vist veel 4. Keitil on natuke ringist härjas siiski. Aga see peab pidama ja ma natukene siit tahab ära joosta, aga jääb väga ilusti sinna. Ja ma olen sinuga nõus, et tegelikult mitte ainult siis nii-öelda korvi lähistel, vaid ka see, et kõik sealt ilusselt käpist läbi on ju. Et ma ütleks, et see on ka hästi oluline. Ja arusaadavalt Keiti viskab siit alla, tal on edu sees ja mõtet siin hakata mingisugust pulli korraldama. Muidugi teine korv alles, et siin selle koha pealt pigem oli rohkem kaotada kui võita. Ja Annelil väga hea pördi. Hea putt nagu näha, tuul ka natukene ikkagi liigub siin. Ja esimesel rajal tegelikult natuke seda Keiti edumaad võib-olla suurendasin oma jutuga, et tegelikult ju Anneli võttis ka esimeselt pördi ja hetkel on juba ainult 3 viset see vahe, et aga siiski on vahe sees. Ja kas tuleb ka 3. pördi siit? Ja tuleb jälle väga 3 pördit, 1 parr, väga kaunis, jah? Et kohe suu kõva minek on sees. Ja Keiti ka tegelikult väga sellise targa parri tegelikult võtab, et ma arvan õigesti mängitud. Mina arvan samamoodi. Et ei ole mõtet sinna mingit hõljukit minna panema. Aga 3. rada on siis 77 meetrit pikk, par 3 ja mängib täpselt samasugust layouti nii meestel kui naistel. Raja teeb raskeks võib-olla see, et korv on väga kõrgele viidud, et see, ütleme niimoodi, et ikkagi üsna taevasse tuleb need putid panna ja siin vasakul ääres näeme ka OB liini jooksmas, mis tegelikult tuleb väga kergesti mängu ja rada ikkagi üsna tugevalt soosib eestkäeviset. Et ma arvan, et pigem need eeskäevisked me siin ka näeme, nüüd see jääb kõrgeks ja saab siin ka puu. See puu seal keskel on nagu selles suhtes nagu üks nõme puu, et sinna jääd, siis on siuke natuke rumal lähenemine, et jumpute jaoks on nagu kauge, eestkäeviskeks on nagu lühike, et täitsa huvitab, millega sealt Anneli meid üllatama hakkab. Aga siit see oli nüüd natuke laiem kui oodatud, aga tuleb ju täitsa ilusti sinna ikkagi mingi 6 peale või 5 peale. See on isegi võib-olla lähemal. Võib-olla küll, võib-olla natuke vetab, aga putt on ikkagi kõrgel, et selles suhtes see. Aga ütleme niimoodi, et ka see green on selline, et kuna putt on üldjuhul
väga üles mäge, et isegi nii-öelda seal vasakul on ka siuke platoo, et kui sa sinna alla jääd, kuhu nüüd Kristi ei jää, väga ilus. siis on see putt veel rohkem üles mäge ja tegelikult on mingil määral ka tuultele avatud see green, et kindlasti pigem on siin see puti green, kus võivad asjad juhtuda, et iseenesest rada on pigem selline, kust iga mängija ikkagi tahab birdit võtta, et lihtsamate hulka ta kuulub. Ja nüüd vaatame, kuidas Keiti viskab eest käed natukene sinna vasakule poole, aga tuleb vist seifi, kui ta nüüd ei rolliks sealt, see on väga paha roll, mida sealt saada. Ja see kahjuks on OB. Aga see kipub väga tihti juhtuma, et need kettad tulevad täpselt sellise nurgaga, et ta lükkab need kettad püsti ja kuna kallak on niimoodi, et OB poole, siis on siis tihe resultaat. Ja nüüd see ongi see natukene rumal koht, et aga jah, seal on veel paar puud ka ees, millega tegeleda, et nüüd on seal mingisugune, mis arvad, 7-8 või? Jah, ikkagi arvestatav putt. Ja nüüd tuleb siuksesse, parriga sealt kuidagi maha tulla, et Keiti ka siit viskab korvi alla, et jällegi, siin on nüüd kuused ka ees, on ja väiksed kuused, et sealt päris keeruline läbi saada. Vaata, Anneli putib Bullfrogiga, päris siuke selles mõttes ilmselt ebapopulaarne valik, aga töötab. Aga putt toimib ja väga vahva, et ei ole nii-öelda, et Innova mängijad ainult avieridega putivad. Jah. Natukene vasakult ei hoia seda kahjuks korv kinni. Et eks siin ilmselt oli see tuul nagu alati sealt 6. raja tiiala poolt ja natukene surus seda juba joos sinna vasakule poole, aga siit hästi-hästi ilus birdi Kristilt. Keiti täppinnib oma paugi, kui see kuuseoks tal laseb. Ja siin ka need siuksed ilusti. Natukene ebatavalised putid on siuksed, kus tegelikult tuleb keskenduda oma aeg võtta, et need võivad ka lihtsalt sealt välja hüpata. Aga tegelikult mina mainiks selle, et Kristi on nagu väga tubli alguse teinud, et Eesti meistrivõistluste leaderpool ja 3-2 alla, et müts maa. Jaa, nõus. Mitu päeva sina olid 3-2 alla? Mitte ühtegi, pigem 2 peale. Aga Okei, ja selle teemaga lähme edasi 4. rajale. Et 4. rada on natuke siuke mäest ülesse. Naistel on üks lühem 86 meetrit. Sellegi poolest rada päris keeruline, et tuleb tabada sellist natukene ebameeldivat käppi. Kohe, kui käpist kuskile poole kiki saad, on suhteliselt keeruline sealt midagi leida. Aga ilusti tabades leiad ennast ilmselt päris heal positsioonil. Ja siit näeme, et ketas natukene jääb sirgeks, aga puu toob ta ilusti sinna keskele tagasi ja tundub, et täitsa okei koht. Ja on ka selline ikkagi tagantkäed soosiv rada, et ma arvan, et siin puulis on ka mängijatel ikkagi üsna tugev vise, et selline rahulik haiser tõmme, aga mis teeb selle raja raskeks on need puud ja oksad ja see käpp, mida tabama peab, et siin kahjuks kohe ka näeme, et see rada võib väga kiiresti väga raskeks muutuda, et see parem pool on seal veel selline kuuskede siuke tihnikust on ka parri raske mängida. Ja just siin nagu Anneli jäi, seal on üks nagu teerada ja selle ja korvi vahele jääb mingisugune mitu aakrit metsa põhimõtteliselt, et ei ole väga, väga lõbus. Aga see vise Kaidilt oli suurepärane. Jaa, et siin mulle hästi meeldis, et kuidas Kaidi läks madalamalt ja tegelikult see skip kohe nii-öelda aitas sellele viskele kaasa, et tundub, et nii kui siin nii-öelda vise kõrgeks jätti, siis ta võib ka sinna vasakule ära feidida, et ja Keitil ka natukene sirgeks jääb ja siin tuli välja, tuli välja. Aga just nagu sa ütlesid, see madal play skipiga, et siis see ketas ei skippa nii palju sinna vasakule, vaid pigem skipab natukene otsem isegi, et see teeb seda nagu palju paremaks seda asja, et aga Anneli ei ole OBs, on ju? Midagi ta siin sätib. Ei usu, et OBs on, aga ütleme nii, et ja vist tundub, et on napilt seifis, on ju? Jah, tundub küll. Okay. Aga siit korra kaamerapildis oli näha ka, et missugune vangla on tegelikult ees, et ketta laiused käpid on siin põhimõtteliselt järjest ja valibki tegelikult ilmselt ka kõige targema valiku, et sealt sellist lotot mängida on üsna riskantne ja pigem sellise lay-up 4 võtab, kuigi siit tegelikult ei ole veel ei ole veel 4 garanteeritud, on ju? Jaa, et ilmselt on tegelikult ka jump putitav kaugus võib-olla, aga lihtsalt puud on nii kehvasti siin ees, et jaa,
et eks siin see koht oligi raske tal, ta võttis vastu otsuse, et viskab siukse natukene turvalisema viske ja loodetavasti sealt ta nüüd paariga vormistab ja Keitilt siit väga ilus vise, ilusti sinna mingisugune 3 meetri peale, et teeb endale elu lihtsamaks. Väga hästi scrambletud ja Kristil pöördi võimalus jälle, jah? Jaa. No ei. Ja natukene läks ketas laialt käest ära. See on selles mõttes kehva eksimus, et nüüd ta peab põhimõtteliselt enam-vähem samast kohast tegema juba parriputti. Jah, et see 4 on väga kiire tulema, aga jah, eks see on see väike eksimus maksab vahepeal suht palju. Ja Kaidil ka siin pöördi võimalus ja ilusti kaunis. Selle kotti paneb, et teeb ilusti eelmise raja nii-öelda eksimuse tasa, et saab selle puti enesekindluse ka kätte ja vaatame, kuidas Anneli. Ja see on ka sees. Ilus putt. Väga hea save. See Pougi, ütleme nii, et ta ilmselt teadis, et ta mängib sealt tagant Pougit, aga see, et see nii raskelt pidi tulema, et ta väga hästi päästetud. Ja Keitli ilus parr. Ja Kristi siis tõstab sisse ilmselt soovimatu 4. Ja, aga see on elu ja see on discgolf, et seda just juhtub. Ma olen nõus. Ja nüüd ongi väike retk läbi metsa ja jõuame 5. rajale, mis on siis Annikoru pargis siuke natuke uudne. Tegu on par 3-ga, 95 meetrit on tal pikkust. Aga rajal on siin kollasega ja punasega tähistatud Mando, millest tuleb siis paremalt mööda mängida ja kohe pärast Mandot keerab rada üsna teravalt vasakule. Et nõudlik rada ta on ja kindlasti pöördi on siin pigem harvnähtus, aga vaatame äkki õnnestub. Kuidas nad mängivad seda radat? Ma ei tea isegi, ma arvan, et nad ilmselt Kaidi läheb kindlasti ründama, ma arvan, et nad nagu otseselt parriks seda ma ei usu, et mängivad. Et aga mine mööda. Aga ütleme niimoodi, et tegelikult ja see on Mando mis on ju, et kui ketas käib kas või korraks sealt Mando joonest üle valelt poolt, siis on kohe Mando eksimus ja lähed drop zone'i. Et aga mina ütleks seda, et Mando eksimus siin rajal on võib-olla isegi parem kui see, et näiteks tõmmata kohe vasakule või kohe paremale. Ja, ma olen 100% nõus. See vise tundub ju väga hea. Ja, suurepärane kaunis vise, pikaks isegi, et Keiti poolt väga ilus ise. Aga see Mando eksimus on tõesti nagu selles mõttes hea point, et kui sa siit varakult näiteks vasakule eksid ja isegi vahet jälle kas varakult või isegi sealt Mando juurest, aga kui vasakule eksid, siis 3 on kohe mängust väljas ja pead võitlema selle 4 nimel, et võib-olla tõesti lihtsam oleks see, et ta läheb sealt Mandost mööda ja saad jump putiga sinna korvi alla ja oma 4 sisse tõsta. Ja siit Kristilt ka väga ilus ise, Mandost ilusti mööda, mingisugune 15-16 peale. Et ja Annelil ka siit natukene vara ja see tundub olevat samamoodi Mandost kahjuks möödas. Aga see on hästi tüüpiline viga, et kui tahta pöördit mängida, siis peab seda Mando puust nagu väga ligidalt mööda minema ja ütleme nii, et Keiti läks natuke laiemalt ja jõudis ütleme siuke 11-12 meetrit putile, aga kui täitsa korvele tahad visata, siis peab selle Mando üsna mängu tooma. Ja tegelikult siit drop zone'ist, kust Kaidi hetkel viskast ja kust Anneli hetkel viskama läheb, tegelikult on ju see parr veel mingil määral päästetav, et taga nagu midagi nagu õudsat ei ole, saad nagu väikse ranni saad anda, Anneli natuke laiemalt ilmselt, kui ta tahtis ja natukene jääb siin veel puttida, isegi siuke päris ebamugav putt. Aga huvitav oli vaadata praegu, kuidas drop zone'ist Kaidi läks rohkem jump putiga ja Anneli ikkagi tegi siukse pool viske, et Anneli siin jump-puti kasuks ei otsustanud. Äkki tahtis lihtsalt nagu mingisugust kiiproovi anda kuidagi? Võib-olla, kuigi muidugi see tundub natukene siuke jällegi väga riskantne valik. Aga ja Keiti tundub, et seda putti läheb proovima. Ja üsna siukest otsustavust täis ja natukene vasakule. Aga tegelikult väga hea proov, et nii Annelil ka vaja siit sisse saada ja olemas. Väga ilus Pougi pääste. Jälle siuke hea putt tegelikult on ju. Ja muidugi, et need on oluliselt sisse saada, et see hoiab sind mängus ja siuksed
lihtsad vead võivad tõmmata nagu motti alla, et tähtis on need sisse saada. Absoluutselt. Ja siit tulebki siis 2 poogit, 2 parri, et tegelikult võiks öelda täitsa head parrid. Ja pole ka mitte midagi hullu, et 2 poogid siit rajad peale nagu puuli peale mingisugune siuke üllatus. No nii, 6 rada, par 5, Annikaru kõige pikem rada, naistel 269 meetrit, selline väga-väga maaliline rada, ma ütleks, et alguses on vaja Mandost mööda saada, mis väga suure tõenäosusega mängu ei tohiks tulla, kuid ütleme niimoodi, et pärast paari viset siin platsi peal tuleb poolsaar, mis on väga-väga huvitav disaini element rajal, et ja kindlasti teeb seda rada ka keerulisemaks, et Mikk, mis sa arvad, kuidas see võiks mängida, see lähenemine, et kas pigem siukene nagu lihtsapoolne või pigem ikkagi natukene siuke vajab natuke keskendumist ja mõtlemist? No ta on kindlasti üks ju selliseid närvilisemaid viskeid terve selle raja peale, et sul on ikkagi vesi mängus, mis tähendab kohe seda, et sul on ketta kaotamise oht ja lisaks kaasneks sellega ka karistus, mis tähendab, et sa pead veel korra üle selle vee viskama üsna suure tõenäosusega. Ja tihtipeale on tegu ka hästi tuulise rajaga, kuna siin paremal on suur nagu lagendik ja põld ja siin on häälest kuulda ka, et tuul on puuliga ühinenud ja tuul täitsa liigutab ja see vise õnneks jääb siin ikka rohealal, et seal teisel pool teed on ju ka OB tegelikult. Ja nii on, et sinna ka kindlasti sattuda ei taha, aga ütleme nii, et tiiala pealt ikkagi prioriteet on see, et vältida seda puud siin paremal ja vältida Mandot, et sinna paremal OB-s ikkagi pigem ei jõuta. No pigem mitte jah, et aga ütleme niimoodi, et see lihtsalt koht, kuhu ei taha kindlasti jõuda. Ja hetkel on olnud 3 väga ilusat avaviset, ma ütleks, et väga-väga hästi on siit mindud ilusti Mando ja selle männi vahelt, kust ka võiks minna. Vaatame, kas Anneli suudab ka siit teha ühe see tundub ka väga hea vise. Ja natuke muidugi nüüd tuul hakkab teda sinna vasakule suruma ja aga ilusti seifis. Aga see on kõik, mida vaja. Ja samas ka see on natukene, seal kus Anneli näiteks on, seal võivad tulla ju need nii-öelda kitsad puud mängu, mis seal OB ääres on. Ja võivad natuke segada, aga selles mõttes ma arvan, et väga suurt rolli nad ei mängi, et see Annelil kindlasti nii-öelda Haiseri tõmme on käes, et ta saab selle sinna sweet spoti ära vajutada. Kaidi nüüd teeb ütleme üsna siukse stokk lähenemise siin, mida iga mängija ilmselt üritab, et lihtsalt Haiser sinna keskele ja saab läheneda. Võib-olla oleks ta tahtnud seda suruda natuke pikemaks, et jääb lühem lähenemine. Ma hakkasin ka just mõtlema selle peale, et seal ilmselt, see ei ole väga ideaalne, sest see on seifis, aga see on seal õunapuu all. No jällegi tegelikult parri mõttes sealt lihtsalt visata ennast kuskile sinna tiigi lähedale ja läheneda korvi lähedale ja puttida sisse ei ole väga keeruline. Ja, aga vaata, seal nüüd oleneb, et kus kohast ta seal puuses on. Et kui ta on täpselt seal okste asjade all, siis võib olla ka täiesti sunnitud nagu leiab, et see kindlasti ei olnud nagu osa plaanist Kristil, aga tuul sai sinna natukene selle ketta alla ja nagu näha siin Keiti ka hetkel minu meelest viskas päris kanget raivi, et järelikult ikkagi see tuul on päris korralik seal keset seda platsi. Ja Keiti ka tegelikult teeb väga hea viske, et see on kõik, mida sul vaja on põhimõtteliselt, et selle teise viskega ei tasu seda mingit hullult peeneks minna, et sul piisab sellest, kui sa oled seal platsi peal, et see 10 meetrit siin või seal pool üldjuhul ei mängi rolli. Ja ma olen selles suhtes, olen ka mõelnud seda, et pigem see 10 meetrit siia sinna, aga peaasi, et oleks seal kuskil platsi peal, et nagu näha siit tegelikult see vise, ma ütleks, et on väga-väga hästi sooritatud vise. Et kui sees ta seal puus oli, kui keeruline see koht tegelikult oli, ainult käega sai visata ja põhimõtteliselt pani ennast ideaalkohta, et par päästa. Ja, väga hästi. Mulle isegi tundus, et sealt nagu ei saa viset teostada, aga ikkagi sai ja päris hästi. Aga nüüd vaatame, nüüd tulevad igast huvitavad visked, et siin hakkab saama. Et need ei ole lihtsad lähenemised. Ja see läheb natuke palju üle, sellel on mingit abi vaja. Aga kahjuks seda abida vist ei saa ja nagu meil graafika näitab, on see OB. Aga see ei ole nagu maailma kõige halvem eksimus selles suhtes, et tal on Kaidil on ikkagi ütleme üks siuke
13-14 meetrit nii-öelda veel putti ainult, et tal ei ole vähemalt seda, et ta ei läinud siit otse üle mängima, nagu läks Keiti, et oleks see lühikeseks jäänud, siis oleks nüüd pahandus. See oli väga-väga ilus ise. Jah, tõesti, väga kaunis ilusti, mingi aeglase kettaga otse peale ja väga ilus. Aga vaata, Kaidi viskel selles mõttes see võib tulla. See vist isegi kahjuks üle, et Kaidi viske puhul, mis ma tahtsin öelda, oli see, et ta hoidis seda terve aja seal justkui siis nii-öelda mängualas sees ja alles lõpuseks välja, et nagu sa ütlesid enne, et kui ta oleks siin näiteks lühikeseks ette jäänud, ta oleks pidanud tegema uuesti mingi 50-meetrise viske, mis ei oleks kindlasti lihtsam olnud. Jaa. Aga nüüd Anneli viske puhul ei saanudki täpselt aru, kas ketas nii-öelda üle selle saare käis, et sellisel juhul saaks ta võtta meetri sisse sealt poolsaare pealt, kui aga ei crossinud, siis peaks ta mängima nüüd siit, kus mängijad arutavad, et ilmselt täpselt selle sama küsimuse üle hetkel nad ilmselt seda rehkendavad jah, et aga võib-olla on ka täiesti vabalt see, et nad lasevad Annelil provisionali teha ja siis sealt vaatavad seal saare peal ka, et siis provisional on siis nii-öelda nagu, kuidas selgitaksid, võib-olla siis nii-öelda nagu ise, mille sa saad nii-öelda viljata pärast, et lihtsalt aja kokkuhoiu mõttes. Aga muidugi videopildist pigem tundus, et Anneli ketas vist ei crossinud, et nii kurb kui see on. Ja hetkel seda nii-öelda lähenemisüset ka hakkas ikkagi tuul suht korralikult kandma ja sinna kuskil 11 meetri peale ta ketta viis, et nüüd Kaidil võimalik parr päästa. Kui vähe jääb puudu sellest parrist. Päris soliidne proov, et nüüd Kristil ka väga hea proov, aga tegelikult on hästi ajastatud, et praegu lipp täitsa seisab ja tuulevaikus, et võiks olla mugavam puttida küll. Ja ma ütleks Annelil siit päris oluline putt, et natuke jääb sellest korvist puudu, aga selles mõttes, et kui viskad OB-sse ja lähened natukene nii-öelda ringist välja, et siis ilmselgelt tahaks seda kindlasti ära panna, et aga hetkel siit endale double bogey korjab. Samas jällegi ma ütleks seda, et see double bogey ei ole nagu maailma lõpp siit rajalt, et kindlasti jah, aga ma arvan, et Annelil on siin natukene kehva siuke bogey ja double bogey stretch, aga tulevad ka lihtsamad rajad ja saab need rohelised jälle tagasi, et küll aga on järgmise rajanal siis tegu üsna pika par 4-ga, et pikkust on tal 156 meetrit ja mängib siit ülevalt mäest alla üle selle terve fairway ja siit on veel väga palju meetreid minna ja korv hakkab juba vaikselt paistma ja siukse kõrgendiku peal ta on, et erinevaid elemente on siin kokku pandud mitmeid, et nii putigriin on keeruline kui ka nii-öelda avavise on siis mäest alla ja tegelikult üsna tihti ka sellised küljetuuled sellel rajal puhuvad, Aga selles suhtes mina ütleks, et see rada, ma arvan, et iga mängija siit hetkel tahab pördit võtta, sellepärast et tiivise on siuke nagu mäest alla, saad võrdlemisi kõvasti visata ja saad võrdlemisi pika vahemaa läbida ja siis lähenemine jah, et see puti ja lähenemisosa on selline natukene keerulisem, sellepärast et seal on see küngas ja seal on tuul tavaliselt alati, aga ma arvan, et siit nad ikkagi selle pördi mõtetega teele lähevad. See ketas natukene siin läks kuskile Tiiala poolt siis korvile vaadates paremale, aga kui ilusti läbi läks, siis võib täitsa okei olla. Ja, aga siin rajal mulle tundub, et kõik eksimused, mis lähevad nii-öelda paremale, on nagu halvad eksimused selles osas, et seal jääb lähenemist üsna palju need puud segama, küll aga kui sa nii-öelda kangeks jätad, siis on vasakult poolt korvile vaade oluliselt puhtam. Et lihtsalt nii-öelda kui kangeks eksid, siis ilmselt kaotad natuke distantsis, aga tegelikult nagu see näha on, et takistusi on vähem. Ja, et sinna hetkel Kaidi ja Keiti on ilusti mõlemad oma ketta pannud, ja tõesti, nagu sa ütlesid, sealt on otsevaade korvile, et jällegi see künka aspekt seal lähenemisel on nagu siuke keerulisem, et kui küngast vale nurgaga tabad, aga see hetkel ei mängi üldse rolli, et siin Anneli ka samamoodi jällegi mängib ka natuke kangema kettaga, et siuke pigem ei lase tuulel teda kuskile viia, vaid otsustab ise, et mina tahan, et ketast läheks vasakule. Ja siin on kuulda ka seda tuult tegelikult. Nüüd, mida minu arvates ei taha teha, ossa vana, mida ei taha teha, on lähenemisega kukkuda sinna nii-öelda mäe külge sisse, et ilmselt sellisel juhul see ketas sealt ära veereb ja siit päris siuke graatsiline
Vise lõpetas ju ringis täitsa. Jaa, aga jääb ka selles mõttes, see green on ka selline, et kui sa putiga peaksid eksima, siis ta võib kiiresti ära karistada. Jah, Keitiliselt natuke õnnetult läks nõks laiemalt kui soovis ja jõudis sinna 10 meetri peale umbes. Aga siit on, selles suhtes on nagu jällegi teistpidi ka mugavam puttida, et sa saad üles mäge nagu julgemalt rannida. Ja Kaidi on, tundub, et seal kuskil 5 peal on ju, see sinine kätas seal. Ja Kristil on siit ka birdie putt. Ja nüüd see on see, miks see mägi on siuke natuke omataoline ongi see, et kui ikkagi korvi tabad ja mööda putid, siis ilmselt ta ära ka veereb, aga väga ilus selline tagasituleku või comeback putt. Et ilusti parriga ta siit edasi liigub. Ja, nüüd on jälle tuul tõusnud, et aga see Kaidit ei heiduta ja väga ilusa birdie siit endale kirja saab. Ja Anneli ka birdie putt mingi 4 pealt. Ja väga hea lähenemine, et jättis väga mugav putti endale, et sai korviga samal kõrgusel olla ja nii, et oli võrdlemisi nii-öelda stressivaba siis. Just see ka tahtis küll natukene sealt välja tulla, aga ilusti sisse ei, et ei ole üldse probleemi. Ja 7 rada mängitud. Ja 7 rada mängitud tähendab, et jõuame 8. rajale. Selleks on par 4, 182 meetrit. Rajast endast nii palju, et siin näha lipupost on Mando, mida tuleb mängida siis paremalt poolt. Ja nagu näha ka siis seal metsa ääres neid bännereid, sealt jookseb OB, ehk siis sinna visata üldse ei tahaks. Korv asetseb sükuse poolkaare puude juures. See 10 meetri sisene ala on päris kiire, ehk siis kui sinna peale maandud natuke vale nurgaga või tuul alla tuleb, siis väga suure tõenäosusega sinna 2 meetri või 3 meetri sisse ei jää. Et avaviskena ilmselt mängitakse siin lihtsalt mingisugust driveriga kõvasti otse ja lased ise tal vasakule minna, nagu Kaidi siin hetkel ka näitab. Ja see jääb selles suhtes ma ei teagi, kas Kaidi tahtis seda nagu otsemaks veel suruda või mitte, aga nurk jääb natuke keeruline sealt koha pealt. Et ma arvan, et siin ideaalne koht on seal umbes kuskil puu juures, sest et siis jääb sul nurk nagu avatum. Jaa, et tegelikult see vise on juba päris okei, et natuke jääb sellest nii-öelda ideaalist puudu, aga just nagu sa Mikk ütlesid, siis seal, kus see Mando eksimuse korral drop zone ja see üksik puu on, ilmselt sinna kuskile lähedusse mõnes on väga hea koht. Ja Keiti lähebki siin nüüd teadlikult laiemalt. Ja tänu sellele jääb tal nurk lähenemiseks ka oluliselt parem, aga vahva on seda näha, et igal mängijal vist on ka kädi, kui ma ei eksi, et nii-öelda toetustiim on korralik ja ikkagi jõud on ühendatud, et siin mängijaid toetada. Tervitame kädisid. Ja see vise tundub natukene vasakule minevat, et see kahjuks läheb nüüd sinna kuskile väga Mando piiri lähedale, et see ei ole selle mingi karistust ei järgne sealt, aga piisav karistus on ilmselt see, et pead keskele viskama. Ja Kaidi õigus Kaidit tegelikult selles mõttes, mitte ei hoitud, aga et Kaidi oli piisavalt täpne, et sealt puude vahelt läbi joonistada, et sealt see OB karistus oleks olnud üsnagi kurb. Aga Kristi on nüüd jäänud siukse koha peale, tegelikult teeb väga hea siukse lay-upi, et ei ole mõtet siin kuidagi tagantkäega või mingiste rolleritega minna edasi suruma, et sellest ei võida midagi. Ja Keitil täiesti otsevaade. Ja natuke jääb vist äkki madalaks, aga samas libiseb sinna mingi 16 meetri peale, et saab proovida kindlasti. Ja, aga ma usun, et Keiti tahtis seda kindlasti lähemale panna, et need putteri üleminevad visked on tal päris hästi nagu käes, et need on tal hästi õnnestunud ja Annelil nõks laialt on ju. Ja aga ei olnud nagu väga lihtsad kohad ka, et ei olnud siukest Stockheiserit päris võimalik visata, et nüüd see on selles mõttes oluline lähenemine, et siit hetkel ta läheneb nii-öelda parri jaoks, et ja jõuab sinna puu juurde ja puu on umbes ringi äär. Ja korralikud putid on siit tulemas. Ja, et Kaidil
Birdi võimalusega otsustab vist lihtsalt korvi alla visata. Ja järgmisena Keiti ongi üks siuke, ma arvan, 15 meetrit. Läheb rannima, on ju? Ma usun küll. Mis putt. Väga korralik putt. Väga kaunis, et polegi sõnu. Ei saa jah, et siin tulebki öelda, et tubli, väga ilus. Lähme edasi. Vaatame, äkki nüüd Anneli sai siit inspiratsiooni ja paneb ka ühe kotti. Ja 2 kahest. Nii panebki. Väga ilus, jah. Siin jah, et jätab täitsa sõnatuks, et kuidas putitakse ikka. Täna on üldse väga hästi putitud ka, et nii-öelda puti kvaliteet on tegelikult sellel puulil väga hea ja selliseid lihtsaid eksimusi pole eriti näinud. Jah, et kui ongi eksitud, siis ongi eksitud tegelikult ikkagi elemendile pihta enamasti, et mis ei ole nagu halb eksimus selles suhtes, et ikkagi putid ju pihta sellele. Ja ongi 8 korv ka läbitud ja jõuame siis frontnine'i viimasele korvile ehk siis 9. korvile. Tegu on siis 154 meetrise par 4-ga, kus avaviskega tahakski jõuda umbes kuskile siia platsi peale ja siis läheneda kas tagantkäe või mingi muu moodusega siis siia korvi alla ja need liivaalad, mis siin droonipiltiga jäid, nende näol on siis tegu hasardaladega, kuhu visates samamoodi karistada saab. Et samuti jälle üsna siuke tuulel avatud rada ja tihti puhub siin tagant tuul, mis teeb kettad kangemaks ja paneb ikkagi tiiala peal mõtlema, et missugune valik teha ja nüüd Anneli siin tabab vasakpoolseid puid, aga jääb sinna keskele, mis tähendab seda, et tal ikkagi on Birdi täiesti mängus. Ja, ma olen nõus ja seal keskel näeme ühte siukest hästi toredat härrasmeest nimega Anton Lettner, kes kõik päevad oli seal ilusti, näitas lipuga lehvitas, seisis täpselt keskel niimoodi, et alati tema peale tõmmata, et sealt käpist ilusti läbi visata. Nii et tervitused Antonile. Täpselt nii, tervitame Antonit, et vist 4 pikka päeva ta seal vastu pidas ja ainult austus. Ja nüüd 3 iset on ilusti seifis olnud, vaatame, kuidas läheb Kristil. Ja see on päris pikk vise, aga kahjuks lõpetab seal vasakpoolses OB-s, et ilmselt see tuul seda natuke kandma hakkas ja läks kõigest ilusti läbi, natuke lihtsalt haiser nurka palju ja kohe oli ka OB-s, et Kuidas sulle siin real nagu läheneda meeldib, et ma olen näinud päris erinevad variante, et visatakse nii spaiki kui lihtsalt tavalise haiserid ja mõned lähevad ka eestkäega. Jah, ma ütlekski seda, et mul siin 3 päeva õnnestus päris hästi avaviskega ja hästi ilusti saigi läheneda siukest mõnusat spike haiserit, nagu sa just välja tõid, et ei tahtnud nagu jätta väga midagi juhuse hooleks, et siin tavaliselt puhus ka siuke korralik paremat vasakule tuul, et kui oleks väga mingisugust hõljuvat asja mänginud, siis ilmselt oleks väga kiiresti see ära kandnud. Ja Keiti nüüd teeb väga suurepärase viske, on ikkagi endale kõik Birdi võimalused siin rajal loonud ja ei olnud tal ka nagu kõige lihtsam koht. Jah, aga ma ütleks, et see ongi see lähenemine hetkel, Keitil oli väga-väga kaunis, et sealt puu alt natukene visata ja tegelikult lõpetas ju bullseyes. Kaidil nii hästi kahjuks ei läinud, et sealt puude vahelt ta ennast OB-sse leidis. Aga Kaidi tegi hästi sellise tüüpilise vea, et sinna vasakule eksida on lihtne, kuna tuul puhub paremalt vasakule ja neid kettaid tassima hakkab ja tihti peale ei taheta sinna põllu peale seda ketast usaldada ning juhtubki see, et kettad jäävad kitsaks. Just. Aga siin nüüd Kristi näitab meile tegelikult päris ilusa haiserkaare ja jõuab vist ka greenile. Jah, et see ongi see, nagu ma ütlesin, et enamasti seal puhus paremalt vasakule tuul ja kettad tahtsid ikkagi päris, ütleks lausa, et kibelesid sinna vasakule OB poole. Aga siit tegelikult nagu näha, siis tal mingisugune aken on, et äkki siit suudab. Kui vähe jääb puuduse, oks võttis nagu päris siukse mahlaka osa võttis ära putist kahjuks. Jah, et oleks olnud huvitav näha, et mis ilma oksata oleks saanud, et ma arvan, et päris hea liini peal ta oli, aga vaatame, kas
ja Kristi ka võtab tegelikult väga hea parri, et D-jala pealt OBS oma drive'iga jõudis, aga see parr kindlasti ära kulub. Ja Keitilt väga kaunis pördi. Et Anneli tõstab ka sisse oma parri ja Kaidi siis vist võtab siit pougi, on ju. Ja nii ongi. Ja sellega on meil see esi-9 lõppenud siukse päris ägeda rajaga. Et tõsiselt huvitavad esimesed 9 korvi oli. Ma juba ootan, mis seal tagumisel 9 juhtuma hakkab, et kuna nüüd rajad lähevad võib-olla isegi natukene lihtsamaks, et siis tundub, et tuleb äge stretch. Ja Keiti endale sellise soliidse edu on nüüd sisse mängida ja vaatame, kuidas see Back 9 kujuneb. Meie Mikuga täname, näeme juba Back 9-il. Täpselt nii, näeme. Tšau!